Jätkame Jämera maja teemadel ning eelmine kord uurisime, vaatasime, kuidas paigaldatakse seinablokid ning sillused. Täna on huviorbiidis vahelae ning katuslae paneelid ja ka katuse konstruktsioon. Milliseid paneele te soovitate Jämera maja puhul kasutada? Paneele ikka meie enda omi, ehk siis boorbetoonpaneele, need sobivad hästi kokku välisseinaga, mis on ka boorbetoonist ja need on siis armeeritud 250 mm kõrged, tulevad kohale, nagu me siin pildist näeme, püstises asendis, tõstetakse auto pealt maha ja siis hakkab paigaldus pihta kraanaga. Ja nende paneelide puhul siis seda ohtu ei ole, siis raudbetoonpaneelide puhul, et kuskilt hakkab tekkima nagu külma sild, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata. Just täpselt, et see ongi meie paneeli eelis, et ta on ise ka sooja isolaator. Ehk sõlm, kus paneel toetab vahelaes seina peale, jääb läbinisti soe ja täpselt samamoodi jääb ka katuslaes soe detail, kus siis mingeid õhulekkeid ei ole ja ka külma sildasid ei ole, mis on ka väga oluline. Aga sillete pikkused, boorbetoon, paljas nimi ütleb seda, et kas ta ikka kannab korraliku ruumilaiuse välja? Selge see, jah, boorne on see betoon küll, aga meil on sees topeltarmatuur, paneeli pikkus on kuni 6 meetrit, aga kui näiteks kasutada I-tüüpi headala näiteks, siis saab sinna paigaldada paneelid sisse ja sellega viime silde 12 meetrini. Ehk ma ütleks, et ei ole selliseid maju, mida selle paneeliga teha ei saaks. Et natuke lihtsalt terast appi võtta, seda me Jämera kontseptsioonis kasutame igapäevaselt, kõikides majades on natuke terast ja see lahendab ka selle probleemi. Kuidas tavaliselt Jämera maja puhul katus lahendatakse? Siin konkreetse majaga küll on valitud puitferm, aga soovitaksin kindlalt kivist katuslage, saate üleni massiivse maja, tema tihedus on suurem, see on ajas püsiv, paneel jääbki tihedaks, kui teipimislahendused võib-olla alati ei ole nii ajas püsivad. Katuslagede puhul, mis on siis kaldu, kasutame peal 300 mm villa, ehk siis pealmine vill on siis tuuletõkkega ja kui on puistevillaga maja, siis laseme peale 350 mm villa. Ja sellisel juhul see katuslae U-arv tuleb seal kuskil 0,1 kanti. Jämera maja, see on üks ühtne terviklik kontseptsioon. Te müüte tegelikult majaga kivipaketina, see tähendab ehitada võib ka tavaehitaja. Kas te hoiate ise kätt pulsil ikka ka, et kõik läheks õigesti? Jaa, ikka, et vaatame üle nii projekti kui ka vajadusel abistame töömaal, et õigeid töövõtteid käime ja õpetame ja anname ka tööriistu laenuks. Paneelipaigalduse videost oli näha, et kasutatakse spetsiaalset kelku, et selle saab ka meie käest. No ja mis seal salata, oskamatu töömees võib ka väga hea materjali, hea imidži üsna lihtsalt ära rikkuda? No tegelikult ikkagi just rõhutaksime boorbetooni puhul seda, et see materjal on sedavõrd hea ja lihtne, et ka väiksemad ehitusvead ei maksa kohe kurjalt kätt, et ei ole kohe külm toas ja ikkagi saab soe maja, kui ka kõik kõige paremini ei lähe. Aga loodame, et ikka alati läheb parimal võimalikul viisil. Sellises positiivses võtmes me täna Jämera teema lõpetame, kuid jätkame järgmisel nädalal ja siis on huviorbiidis Jämera maja viimistlus.